Tere hommikust kõik minu lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere türkiisinist miljööd, vesi, tuli, taevas ja maa. Tere lõputut taevalautust, kosmos ja galaktika. Tere hommikust kõikidele, kes mind kuulavad praegust ja loomulikult tervitan kõiki neid, kes ei ole ka minu sõbrad, kuid kellega ma ilmselt peagi saan sõpradeks, sest vastasel juhul te mind ei kuulaks. Miks ma sellise kireva spektri tervituse valisin täna? Sest ongi nii. Taustfilm on tehtud päeval. Nagu alati tervitan tuld, vett, taevast ja maad, sest need on need elemendid, milles me elame ja milleta me hakkama ei saa. Öötaevalaotus, tähistaevas praegust, võrkkiiges siin olles. Kuusirp kiigub minuga kaasa. Ammutan seda lõputut energiat sealt ülevalt. Mulle meeldib õhtuti ja isegi öösel magada tähistaeval, sest veel siin Mehhikos Acapulcos öösel temperatuur väga naljalt alla 29 kraadi ei lange. See tähendabki seda, et ei mingit katust pea kohal, lihtsalt terrassil, ookeanituulte meelevallas, tähistaeva meelevallas. Vaatad lihtsalt kosmosesse ja mõtled sellest galaktikast, mõtled sellest maailmast, mõtled lõpmatusest, ajatust ajast ja kõigest sellest, kus me oleme, milleks me siin oleme, kes me üleüldse oleme, et me nii lollid siin oleme. Saate aru, inimesed, me oleme täielikult debiilikud kõik. Mul on kahju, et ma olen pool elu raiskanud nende idiootide peale, kes mind juba kooliajast õpetasid. Eks jah, me mitte midagi teha ei saa. Meie vanemad on meid kasvatanud, me oleme oma elude valinud. Ma ütlen, et pool elust on raisatud idiootide peale, see on ots mõttes ja te näete seda idiotismi tulemust täna terve põlvkond, terves maailmas, mitte ainult Eestis. Terve põlvkond kasulikke idioote, raha eest ära ostetud debiilikuid sõna ots mõttes. Teate, miks ma nii karm olen selles suhtes? Sellepärast, et viimastel päevadel on pidevalt küsitud, miks ma Mehhikosse läksin ära, kuhu ma põgenesin, miks nii ja miks naa ja. Aga vaadake inimesed, mina olen Eestiga lõpparve teinud juba 20 aastat tagasi. Mehhikos olen ma elanud üle 10 aasta. Mitte just statsionaarselt, aga talvehooaegadel. Ja see on mu kodu. Inimesed, ma ei ole kuhugile põgenenud ja ma ei teinud seda valikut üleöö või niimoodi. Mul on oma elustiil ja siin ma olen praegust. Absoluutselt kõik on nii, nagu peab. Nii, et siin nagu ei ole sellist küsimust, et miks. Aga paljudel on nagu küsimus sellest, et miks siis Mehhiko, miks siis just see Acapulco ja kõik ja üks kuritegelikumaid linnasid maailmas, kõige kuritegelikum reitingu järgi linn, kus on kartellid, need teised, kolmandad, hirmsad lood ja asjad. Jah, vaadake inimesed, te olete ka ohvrid, nagu mina olen pool elu ohver olnud, aga mina sain sellest ohvri staatusest juba 20 aastat tagasi välja. Te usute ikka, mida see kõik see Bilderbergide pande ja ajakirjandus kirjutab. Saate aru, kõik on õige, mida nad tegelikult kirjutavad, aga see on kõik sedavõrd valesti serveeritud. See on kõik psühhoterror, mis teiega tehakse, kuidas teie ajusid mõjutatakse, kuidas teie kogu seda ajuehitust ja maailmavaadet, see on kõik, see on ainult ühel eesmärgil, et mida lollemad te olete, seda kergem on teid juhtida. Ja mina vaatan alati asju globaalselt, ma vaatan uudiseid ka niimoodi, et vaatan neid uudiseid, mis siis koha pealt inimesed annavad, kes just konkreetselt siin kusagil rannas on või tulen oma pilguga, käin kõik kohad läbi, vaatan üle, räägin inimestega, räägin isegi sõjaväelastega, sõduritega, politseinikega, siin on kõik inimesed lahked, keegi peedista. Nad kaitsevad inimesi, mitte nii nagu Eestis, et politsei on su vaenlane, politsei on su kõige suurem terroriseerija. Ei, siin ei tehta trahve inimestele, siin ei tõmmata rajale inimesi maha. Ma olen varemgi öelnud, et siin kui politseiga kokku puutud, siis pigem ta ütleb, et
vajuta gaasi juurde läbi megafoni, et miks sa takistad liiklust, kui sõidad liiga aeglaselt seal ees, et siin nagu politsei aitab inimesi üle tänava ja ühesõnaga, siin on politsei inimese hoidmiseks. Kas te teate, mitu trahvi ma Eestis ja Lätis sain suve jooksul? Ma ei taha teile öelda. Ja kõik mingi 5 või 7 kilomeetri kiiruse ületuse pärast. Öelge, kas see on normaalne või? Kas see on normaalne, et ma maksan 500 eurot kusagil trahve suve jooksul või? See on ju ajuvabadus. Aga süsteem on niimoodi üles ehitatud. Ja sellepärast ma tahangi öelda, see debiilsus, see idiootsus, nüüd siis uuesti on teema nagu aktuaalseks läinud, et mida siis 30 aasta jooksul inimestega on tehtud, kus see õnneriik on. Meil oli üks fooliumimütsi kandja, kes lubas teid kõiki 5 rikkama riigi või 5 rikkama kuningriigi sekka viia või mida iganes ta lubas, ühesõnaga kusagil kõrgelt kukkunud mingisugune väga põrutada saanud inimene on. Kus te olete täna? Te olete koonduslaagri serva peal, sõna otses mõttes ühe jalaga juba uksest sisse astunud. Ja ma ei liialda, sellepärast, et Eestis on juba jutud käivad avalikult ja projekti arutamine käib. Tuleb uus meditsiinisüsteem, globalistid tahavad täpselt seda sama teha Eestis, mida tehakse praegust Venemaal, Usbekistanis, Austraalias tulevad need nii-öelda laagrid, sellised konteinertüüpi suured meditsiiniasutused, kus on vaja eraldada ühed teistest, kolmandatest ja neljandatest. Ühesõnaga puhas genotsiid, fašism, apartheid, mis iganes, türannia. Vaadake, mis teiega tehakse. Jah, loomulikult ma ise käisin seal ja mõtlesin, et võib-olla ikkagi kuidagi nii või naa, et rahvas tuleb mõistusele. Aga saate aru selle riigiga, kus 1,3 miljonit inimest on kõigele sellele alla kirjutanud valides kõik selle, mis teiga täna tehakse. No püha müristus, kui te ütlete, et teil on midagi mõistus peas veel või siis vabandage väga, siis järelikult on 2 varianti. Kas olen mina totaalne debiilik või siis on, ma ei tea, ausaldada mul ei ole sõnu enam. Ja kui te tahate öelda, et tegu on mingisuguse viirusega, siis sorry inimesed, ütlen veel kord, 7,5 kuud istusin Mehhiko õlleviiruse aegade alguses saati Peruu Cusco hunta koonduslaagris Cusco linnas 3500 meetri kõrgusel, kus inimesed suresid ja kärvasid tänava peal sõna otses mõttes, filmiti, mängiti lolli ja näidati maailmale. Ma nägin ju seda oma silmaga kõike pealt. Ma istusin kõik see 7,5 kuud kurat nagu mingisuguses hunta laagris, mida hakati nüüd siis ka Lätis viljelema. Ja te tahate mulle öelda, et siin oli midagi viirusega pistmist või? Ma võin teile rohkematki rääkida. Bilderbergide bande maksis Peruu presidendile 23 miljonit kohe per cash märts 2020. Mis viga 23 miljoni dollariga sellist lolli mängida on. Siis ma tulin Mehhikosse, ma tõesti mõtlesin, et äkki siin on tõesti see lolli maja on, nagu seal kirjutati kõik, et nii ja naa, aga õnneks Mehhiko oli lahti. Tulen siia Acapulcosse aasta alguses, vaadake mu videosid, mis ma olen teinud. YouTube'is on kõik üleval. Ei mitte mingisugust viirust, ei mingisugust lolli mängu, ei mingisugust Bilderbergide maffiat. Jah, siin on kartellid, siin on oma Guerrero seadused ja kõik. Ja see ongi hea, sellepärast neid valgeid idioote kringosid, seda prillipapad, seda kuradi tolvanit, kes on terve maailma oma selle fašismi alla nüüd pannud mingisuguse viiruse mängimisega, WHO, mingisuguse uue meditsiini, e-meditsiini, kõikide nende süstide, maskide, testidega. Saate inimesed aru, teid on niivõrd räigelt petetud, et hullemini enam petta ei saa. Ja terve maailm on allutatud sellele, mitte ainult Eesti. Mul on kahju sellest, et Eestis on 1,3 miljonit inimest, väike riik, targad inimesed läbi eluaja olnud. Tuleb välja, et lollimaid inimesi üldse ei olegi. Eesotsas selle mingisuguse kuradi WHO ja ma ei tea, mis memorandumite alla kirjutamisega, sorry. Mul on õigus öelda seda, mida ma arvan. Tehke, mis te tahate. Meil kehtivad praegust igasugused ÜRO ja inimõiguste
deklaratsioonid, millega on Eesti ühinenud, inimestel on sõnavabadus, inimestel on käitumisvabadus, inimestel on kõik õigused, vabadused. ÜRO deklaratsioonid 1948. aastast on kõik lahti kirjutatud. Võtke lauluraamat lahti, lugege lahti, mis on teie õigused. Te olete nagu kusagilt kuu pealt kukkunud puuga pähe saanud, te isegi ei tea, mis teiega praegust tehakse. Võtke kõik inimõiguste deklaratsioonid, millega on Eesti ühinenud absoluutselt, ajage näpuga järgi, võtke Eesti põhiseadus, ajage näpuga järgi, küsige oma nende esitolvanite käest, miks nad ei täida seda, miks nad toodavad praegust genotsiidi ja uusfašismi. Aga see sobib teile kõik. See kõik teile sobib. Tallinnas on, ma ei tea kui palju, 200 000 elanikku või mis iganes. Oli võimalus tulla Vabaduse risti alla, laulda vabadusest, laulda Tõnis Mäega koos, Eesti legendiga, terve Isamaa legendiga. Mida ma näen, maksimum 5000 inimest tuleb kokku. Kõik istuvad nagu rotiturus, maskid peas, imete veel radiaatori külge ennast ketti pane. No kuulge inimesed, mida ma arvan sellisest riigist ja rahvast? Ütlengi täpselt seda, mida ma arvan. Ja vot siin ongi nagu see, et miks ma ei vaheta mitte kunagi Mehhikot ega muud elukohta Eesti vastu. Sest lihtsalt see Eesti on maha mängitud, see on lihtsalt maha müüdud. Ja ma tahtsin veel nende asjade juurde tulla tagasi, et on põhiseadus Eestis, on inimõigused kõik, ükskõik kuidas valitsus seda ei pööra, nii-öelda jokksüsteemi, ükskõik kuidas nad neid seadusi seal Toompeal vastu ei võtta, kuidas nad juriidiliselt seda ei genereeri. Terve Eesti juridikatsioon, kõik advokaadid, kõik juristid mängivad seda paska kaasa. Ja sõna otseses mõttes see ongi pask, mis hävitab teie elu. Teie elusid on 30 aastat hävitatud. Teid on pandud kõik pangaorjadeks. Teid on pandud absoluutselt teenima seda süsteemi. Needsamad mundrikandjad, nüüd uus fašismi sanitaarhunta, nemad saavad ju teie arvelt kõik palka. Nemad võtavad kõik need WHO, Maailmapanga, kõik need rahad kulutavad läbi, et teid nii-öelda jebida sõna otseses mõttes. Sest miks ei anta teile otseselt mingisugused toetusi, kui on vaja mingisugust siis nii-öelda meditsiiniabi või inimestele? Sittagi, teid aetakse kanderambi pealt maha ja pandakse viimasesse järjekorda, sest teil ei ole kurat seda hullu QR-koodi, hullu maski, süsti, mida iganes. Ma rääkisin sellest juba aasta algusest, et tulevad kõik ja tulevad need ja teised ja kolmandad ja politseiseadused, tulevad igasugused vaktsiinipussid ja mis iganes hotellidest tulevad uued hospidalid ja hakatakse inimesi eraldama ja nüüd on see kõik käes. See on juhtunud 3, 4, 5 kuuga inimesed, kas te saate aru? Ja siin ongi see jällegi, et miks ma olen siin, sest vaadake, siia ei jõua see sitt. Isegi kui Bilderbergid see idioot prillipapa annab mehhiklastele mingisuguse raha ja käseb kellegile midagi sisse süstida. Jah, nad hirmutavad inimesi, siin süstitakse ka sisse. Aga mehhiklased on vähemalt nii targad, et kui nad seda prillipapat vaatavad, siis nad ütlevad, et fucking debiilik gringo. Et me lihtsalt selle raha kulutame oma perede ja oma mingide asjade peale ja lihtsalt see raha pandakse pihta ja saatakse pika laine peale. Isegi kui nad need doosid või mingid kuradi süstid ja värgid toovad, nad viskavad need prügimäele siin, sõna otseses mõttes. Ma ei ole veel näinud, et siin kuskil järjekord oleks mingi hospidali taga, et keegi vaktsineeriks kuskil. Jah, olid aasta algul isegi mingid vaktsiini sellised lafkad olid mõnikord seisid päeval püsti. Saate aru, inimesed elavad siin, inimestel on aega lollustega siin tegeleda. Siin ei ole peale supermarketite ja teatud poodide ei ole siin absoluutselt mitte mingit maskikandmiskohustust. Rannad on kõik vabad, inimesed, kes tahab, kannab, kes ei taha, ei kanna. Mõni sõidab isegi autoga maskis, jah, nii on. Aga siin ei ole seda viirust, seda õlleviirust siin ei ole olemas, saate inimesed aru. Kõik, mis Eestis praegust toimub, on ainult uue maailmakorra loomise eesmärgil. Uue globaalse hunta genotsiidi loomise eesmärgil. Kõik riigid on sellega ühinenud, kes on ÜRO alla kuuluvad. Neid on üle 100 riigi, välja arvatud võib-olla siis Põhja-Korea, võib-olla Valgevene ja kusagil seal Balkanil ka mingi riik. Või ma ei tea, kes iganes või võib-olla on paar riiki veel. Aga ma ütlen teile, Mehhiko on kõik selle Mehhiko õlleviiruse ajast saati olnud vaba. Nad ei küsi sissetulekul, ei süsti, ei testi, mitte midagi. Ja tänu sellele Mehhiko töötab ja kujutage ette 128 miljonit inimest. Ma ei ole vaatanud tänase positiivse nakatunute arvu.
võib-olla on kuskil 3000 pluss siia sinna, aga üleeile või kunagi oli mingi 3200, 3700 või niimoodi. Kas te kujutate ette, 128 miljoni inimese peal on 3000 nakatunut? No kus kuradist ma imeks välja selle koroonaviiruse? Saate aru, inimesed ka siin juba naeravad selle kõige peale, nad saavad aru, et see on bullshit kõik, mida tehakse, mida see valge maailm teeb, seda perse kukkunud Euroopa, kuhu migrandid on sisse toodud, moslemid, kõik värgid, särgid praegu üle piiri tulevad. Teil tuleb seal Eestis selline sitamaja sõna otseses mõttes, et te pole elu sees, ei osanud unes ka näha, et sellise Euroopa te saate. Ja see ongi see kõik, see on see NATO, see on see Euroopa, see on see kõik, mille vaimusteid on kasvatatud, 9 miljardit on kõikidele raha välja laenatud, on ju. Kuulge inimesed, te kaotate homme töö, mis te arvate, et te jõuate oma laenud kõik tagasi maksta, kõik uhked äärberid, majad, liisungi autod või? Ei jõua. Ma ütlesin juba ammu, et kõik te kaotate töö. Praegu on juba 1/3 töö kaotanud. Tuleb 2/3 ja tuleb veel nii, et kõik suletakse absoluutselt. Sellepärast, et isegi kui teie töökoht jääb või isegi kui teil on mingisugune spetsiifiline töökoht või mingi tootmine või midagi, teil ei jätku enam toorainet, teil ei jätku mitte mingisugust toorainet enam. Hiina enam midagi saada, majanduskriis on tulemas, loomad, linnud tapetakse kõik maha, sellepärast, et uued mingisugused jälle viirustüved leitakse, sellepärast, et liha ei ole teile vaja, kanu ei ole vaja, mune ei ole vaja, sest kui teil on kanad kuudis kuskil maal või niimoodi, siis te jääte ju ellu, on ju. Kui te on seapõrsas seal laudas on, siis te jääte ellu, te kurat jääte ellu, on ju, aga teid on vaja maha tappa, teid on vaja kõike ära utiliseerida, sellepärast, et globalistide programm näeb niimoodi ette. Minge, lugege, uurige, vaadake. Ma olen terve selle aasta postitanud igasuguseid faile, väljavõtteid, kõik, mis peab maailmas juhtuma aastaks 2025, 2030, 2050. Mitte midagi rohkemat, kui inimesed tuleb ära utiliseerida, kõik robotid tuleb asemele panna ja sõna otseses mõttes see ongi see suur rohepööre ja mis pööre see kõik seal kokku on, mida üks kretiin seal ees, mingisugune Schwab koos prillipapaga organiseerib, ÜRO, Maailmapank, WHO, 3 kuramuse Rothschildide, Rockefellerite ja ma ei tea, kes seal veel kõik koos on. Ühesõnaga inimesed, kui te tänaseks veel aru ei ole saanud, millega tegu on, et teid on lihtsalt nohuga petetud, teid on mingi kopsupõletiku gripiga petetud, vaadake numbreid. Ma tõin need numbrid juba aasta alguses välja. 2 aastat tagasi või 2 aasta järjestiku gripi kõik näitajad, kõik arvud. Need on absoluutselt sarnased, isegi suuremad kui praegu sellega, mis toimub. Kuna inimesed haigestuvad, kuidas nad haigestuvad? Vaadake, nüüd hakatakse juba, inimesed hakkavad suud lahti tegema. Haigestuvad just need, kes on saanud omale selle kokteili sisse. Normaalne inimene ei haigestu. Inimene, kes saab kokteili sisse, haigestub ja siis juhtub ta ka seda ja teist ja kolmandat. Siis ma vaatan, et mõni idioot veel räägib ja kiidab, et oi, mul on 2 süsti tehtud, ma jäin nii hullult haigeks, mul hakkasid silmad pohupidi peas minema hinge kinni, hakkasin kopsudest kuradi rõgatatti välja köhima, aga sa pidid ka haigeks jääma debiilik, seepärast sa oled endale haiguse sisse süstinud. Mis sa mõtled, et sa süstid endale mürki sisse ja siis sa jäi haigeks või? No kuulge inimesed, kas te nüüd aru saate, kus see haigus tegelikult tuleb ja miks see tuleb, on? Ausalt öelda, minul sõnu ei jagu. Ma vaatan siin seda kosmose galaktikat. Te võite mind maa põhja vanduda. Te võite öelda, et ma olen debiilik idioot, aga ma olen terve inimesed. Ma olen terve ja ma olen kogu selle aja terve olnud. Ma olen rändanud kõik need kolded läbi. Ma olen käinud vahepeal siin, seal, reisinud, lendanud. Guatemalas isegi käisin, kus oli punane tuli enne Eestisse tulekut. Ma olen terve, saate aru, kuidas ma terve olen? Aga mul on saladus, kes tahab seda saladust teada, võib personaalselt minu käest konsultatsiooni küsida, aga see on kallis. Ma niisama ei avalda, sellepärast, et mis mõte on rääkida asjadest, mida niikuinii keegi omaks ei võta, sest te võtate omaks seda, mis sealt kuradi Toompealt seda sitta kogu aeg toodetakse. Ja te mõtlete, et kui seda sitta seal toodetakse, et teil on siis kõik elu ilus ja kõik läheb paremaks või? Tuletage meelde, mida nad on teile lubanud juba sellest algusest alates.
teeme sutsu ära, siis saame kõik vabaks, siis saate reisida, siis saate Taisse minna, siis saate sõita kuu peale, põrgu kas või sõita. Kuhu te nüüd reisinud olete? Aga millegi pärast olen mina võrkkiiges, mitte teie, Anna. Nii et inimesed, ma lihtsalt räägin seda, mida ma mõtlen. Mitte sellepärast, et ma tahaks kedagi hurjutada, Anna, aga ma tahan lihtsalt öelda, et kes vähekesegi usub seda kuradi paska süsteemi ja sitta seal, te olete ohvrid ja te lähete alla vett, sest nende eesmärk on teid utiliseerida. Täna ma enam seda ei karda rääkida. Ja ma ei karda sellepärast rääkida, et ka minu tutvusringkonnas on juhtunud inimestega just see, millest ma praegust olen rääkinud. Saate aru? Need kui peaks minu mingisuguste lähedastega selline asi juhtuma, siis ma oskan veel teatud asju ette serveerida ja välja tuua. Aga täna ei ole selleks aeg ja ma arvan, et seda aega ei tule ja seda põhjust ei tule. Aga see korruptsioon, see globalistide ära ostetud maailm, mul ei ole lihtsalt sõnu. Mul ei ole sõnu, mis on saanud Eestist ja kõigest sellest süsteemist seal vaba Eesti riik, mis kuradi vabadus, teil ei ole seda vabadust mitte elu sees olnud. Aga jah, tõesti mõelda selle asja peale ja rahulikuks jääda, see pole enam võimalik. Ja mul on hea meel, et inimesed on hakanud suud lahti tegema, sest kõik näevad, mis ümberringi toimub. Kõik näevad, mis toimub nende lähedastega, mis toimub nende sugulaste, tuttavate ja kõikidega. Aga ikka, kõik on nagu debiilikud. Oi, saaks seda, saaks teist, saaks kolmandat. Ja vaadake inimesed, mis teile siis antakse lõpuks. Teile ei antagi mitte midagi. Teile ei anta isegi kanderaami peale enam ruumi ka haiglasse, kui on mingisugune jama teil. Sellepärast, et te olete nüüd koonduslaagri kandidaadid kõik on. Ja kes on siis selle kõigega kaasa läinud, eks neid siis poputatakse nüüd nii kaua, kui hing veel sees on. Aga kõige hullema seisab veel ees, nii et vaatame maailma statistikat, vaatame teisi riike, vaatame, mis Venemaal toimub, vaatame, mis Iisraelis toimub. Mitte midagi head tulemas ei ole. Ja ega siis ma ei kahtle isegi selles, et miks need jutilennukid seal Eestis kogu aeg lendavad ja miks kõik see omavahel seotud on, aga see on seotud. Tehke, mis te tahate, see on minu seisukoht, kui te ei taha seda aktsepteerida, see on teie endasi. Ja sellega ma täna lõpetan siit, sest nii on paraku. Ja ilusat päeva teile. Võidelge kuidagi viisi, võidelge kas või terve mõistuse eest, kui muu eest ei jõua võidelda. Sest ega valikuid ei ole rohkem, on 2 valikut. Meil on 2 teed ainult. Kas olla või mitte olla. Olge terved ja kuuleme jälle.